Üks, mis teeb keeruliseks kaotusseisust välja tuleku, on puhtalt keha neurofüsioloogiline reaktsioon. Miks? Ma toon teile näite. Ehk siis, kui on keeruline situatsioon olnud ja mida kauem see on kestnud, seda rohkem te olete harjunud teatud viisil juba hommikust saati nii-öelda maailma tajuma, võiks öelda. No näiteks, mul oma 6-aastane lapselaps probleem. Igal hommikul, kui ta läheb lasteaeda, üks suur trall, ahastus, nutt ja nii edasi, mis on tohutult stressirikas vanemate jaoks. Ja nüüd, kui mina küsin ta käest, et sa ju tegelikult kohe, nagu ema-isa lähevad ära, siis sa ju rahuned maha ja kõik on hästi, sulle ju meeldib olla seal sõpradega. Jaa, ütleb tema. Küsin, aga miks sa siis nagu trallid iga kord, kui sulle tegelikult ju meeldib seal olla? Ja selle poisi vastus oli tegelikult väga õige. Ta ütles mida? Ta ütles, ma ei tea, ma olen harjunud. Ja võt see sama harjumus, mis seal on tekkinud, see ongi see, mida me peame teadlikult muutma. Mida ma pean siin silmas? Näiteks, mõelge situatsioonide puhul, mis on olnud teil keerulised. Te tulite sealt läbi, me tuleme alati läbi keerulistest situatsioonidest. Aga tagasilöögid tekivad hiljem. Ja tekivadki hiljem, sest et meil on tekkinud teatud muster, kuidas me nii-öelda käitume. Ja me käitume miks? Sest et me näeme maailma teatud viisil, me tajume teatud viisil. Ja nüüd ongi see, et kuidas ma nii-öelda midagi tajun, see hakkab ju määrama seda, et kuidas ma siis oma mõtted siin konstrueerin ja kuidas ma seeläbi ju käituma hakkan, mis omakorda mõjutab ka vastureaktsioone. Ja sellepärast proovige teisiti. Pange ennast proovile ja leidke igasse päeva midagi, mis on uudne. Miks uudne? Kui on uudne, siis teil on fookus sellepärast, et see nõuab rohkem tähelepanu. Ehk siis, kui te olete kogu aeg harjunud, ma ei tea, kell 9 tõusma, kell 7 tõusma, muutke kas või seda aega. Kui te olete iga päev harjunud õhtul midagi vaatama, muutke seda. Kui te olete harjunud mitte liikuma, hakake liikuma. Kui te olete harjunud teatud kohtades käima, võtke uued kohad. Ja see kõik te näete, kuidas hakkab teis neid üles nii-öelda tõmbama. See on ka üks põhjus muusas, miks pärast sport alati aitab. Miks? Sest et kui teil lihased valutavad, siis tahes tahtmata teil tähelepanu on seal, kus teil on valu. Mitte seal, millega teie aju suudab genereerida ja mõelda minevikust või õudustsenaariume tuleviku jaoks.